Selle õppeaasta 12. klassid on olnud hästi sümpaatsed kogu keskkooliaja vältel. 12. A-klass on mulle mõnevõrra võõram, kuna ma ei ole neid õpetanud, aga inimestena on nad hästi avatud, sümpaatsed, tegusad. Minu meelest nad omavahel klapivad hästi, aga 3 aasta jooksul on selle klassi koosseis on väga palju muutunud ja mulle paremad on alles jäänud. Mulle väga meeldib see koosseis, mis praegu on jäänud. Ma ütleks, et neid on alati igal pool kuulda. 12B on võib-olla mõnevõrra vaoshoitum, aga nendega on niimoodi, et kui nemad naerma hakkavad, siis nendel ei tule lõppu. Nad on ääretult vahvad, toredad soojad, sõbralikud, huumorimeelega. See ei üllata mind nende puhul, aga ma kindlasti märgin praegu selle ära, et mul ei ole mitte kuskil olnud mitte mingisuguseid probleeme. Neid on pigem kiidetud ja mul ei ole negatiivset kogemust kordagi olnud. Martin esindab Eestit vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel. Täpselt samamoodi Christopher oma erialal. Mul on klassis mitu väga head sportlast. Nii mõnigi on Eesti koondisega käinud kas ettevalmistustel või tulnud Eesti meistriks. Mälumängus on hulk inimesi väga tugevaid, võitsid siin olulise ja tähtsa võistluse. Selles klassis on tegutsejaid terve hulk. Mida te arvate enda klassivanemast? See on see koht, kus Armani tahtis, et head räägiksime. Klassivanem valiti meil väga demokraatlikult. Armani on väga tubli. Ta organiseerib, ta seisab klassi eest. Ta tõesti muretseb kogu aeg, et kõik saaks tehtud, et minul oleks kõik meeles, et kõik toimiks, oleks. Ja, klassivanema valimised. Oi, sellega tuli jah see meelde. Nimelt meie kallis klassivanem 2 aastat järjest, Armani Bogosjan. Väidetavalt valiti ta ühehäälselt, kuid küsides siuke 7 või 8 inimest oli absoluutselt selle vastu. Riho poolt. Või vahet pole, kas Riho, oluline on, et mitte Armani. Esimesed valimised olid võltsitud, teised valimised need ei toimunudki enam. Jah. Kas kõik on nõus? Pooled mingi, tegelikult võiks nagu hääletada ikkagi. Okei, selge, jääb nii. Armani on siuke ta on siuke eriline. Ta on siuke teistsugune nagu kõik meie klassikaaslased, nagu igaüks mingi omamoodi kiisuga, onju. Ta on armeenlane, onju. Ta on häbiplekk tervele koolile. Mulle meeldis ükskord see, et Armani läks mingi keset ajalootundi, tõusis püsti, siis ütles, et õpetaja, et ma nüüd lähen. Ja siis Ipsik ütles just, et siis kui sa annad kellelegi võimu ja sa ei saa teda enam kontrollida. Armani, sa oled parim klassivanem. Ta palus mu seda, et Tibariga. Tibar vist, jah. Sest et ta on äge nagu. Loogikaõpetaja läks loogika. Jaa, aga ma kardan ta kellaks üles. Saun võib saada saatistlikult 100 kraadi. Sauna võiks küll ilmärga minna. Jah. No kui ta kannatab. Ega tal tegelikult rammu tal on. Mina koos õpetajatega. See oleks väga lahe. Kõigiga ja korraga. Oi, kellega veel? Õnne Adams on kindla peal. Rein Mägi. Villu Kopli. Jaa, kindla. Saunaga raudselt. Saunaga. Ega just nimetasin, nagu nii ütleb. Ma arvan, ma teeksin Matiga või Reinuga. Sellest saab ikka kuld tulla. Ma arvan, et võiks ikkagi õpetaja Anuga. Siis ta räägiks oma need lood, lustakad lood ära. Ta lubas meil lugusid rääkida, mis ta kõik juhtunud on. Aga hiljem. Siis, kui me pole enam õpilased. Aiko Kasesalu. Mina ütleks isiklikult, et see on Marko,
Sest seda, mida ta sõidab. Millega ta sõidab? No siuke tikutops, et tal pole mootorit vaja, paneb tümmi tööle ja siis on hüppamise edasi. Parim autojuht on ikkagi see, kes sind autoga suusatama võib, ma arvan. Pane käsi alla. Marleen. Naat. Marleen. Tal on load olnud vist mingi pool aastat, tal on juba, ma arvan, mingi 3-4 liiklusrikkumist kindlasti kusagil on mingi paar matsu pandud ja Audi natuke katki läinud. Tegelikult võiks nagu tagurdada hästi rahulikult ja siis sõita otse ka hästi rahulikult, aga ei, Marleen laseb piduri lahti. Tal on see, et ta tuleb kooli ette vaata ja siis ta vaatab ees on auto ja siis ta on nagu, ma saan sisse sõita kellelegi jälle. Ütleme nii, et ei ole mõistlik vahetada sõpruse puiestel sõidurida, kui suunda ei näita või peeglisse ei vaata. Või siis vaatad peeglisse alles siis, kui sul poole kerega juba teise real. Võib juhtuda, et seal on mingi teine auto, aga kunagi ei tea ka vaata. Seda on nii keeruline öelda lihtsalt. Halb. Ei, parim. See oli see lause Sipsik vaata, et TT-kes, kui sa käid, siis sa vaatad siin ringi ja siin on nii palju imbetsille, et sa saad aru, et sa ei olegi kõige hullem. Et sul on nagu potentsiaali. Vaatad kõõluseid täis ja see lohutab väga palju. Vabandage, kas ma segan teid? Loogilised neljapäevad ja kalasupid. Tegelikult me oleme Mustamäe eliit. Ma võin sulle backstory't anda. Iga kord, kui loogikas töö on sööklas kalasupp. Ma ei tea miks, aga see on nii. See on 2 aastat nii olnud. Iga kord. Iga jumala kord, kui loogikas on töö, on kalasupp. Ja kui loogikatöö on määratud päeva peale, mil ei ole kalasupp, siis õpetad kooli ilmu. Aga pöörased vahetunnid, skeemimine ja topeltmoosi küsimine söögil. Meil on klassis üks mingi imelik tüdruk, kes arvab, et ta käib 12, aga tegelikult ta käib 6. Nimi on Marleen Tiirik. Kõigutab jalgu niimoodi täpselt. Et see on siuke imelik, et ma ei tea, et nagu millegi pärast käib meiega koos söömas ka, kuigi tema söögivahetund on pärast 3. tundi. See, kuidas Marleen kõigile närvidele käib vahepeal, et lühik on ja igas söökast oleks seda ma kuulen mingi päevas mingi 5 korda, et no igaks juhuks, et ma veel vist ei teadnud. Selles suhtes jah, et talle tuleks turvatool ja tõkis kingaid alla. Siis oleks nagu normaalne. Et siis järsku ulatub gaasipedaali, piduripedaali. Mul ei ole seda nagu nii vahet. Ai, kuule, räägi oma puudumistest meese. Jaa. Sellest räägi. Aga selles suhtes, kui Kenni peale mõelda, siis teda nad võib-olla 6 korra selles suhtes. Siis tal jälle tunne, et ma hakkan vist haigeks jääma või mul varvas mingi järgmine nädal äkki valutab. Jaa, minul on see aasta on circa 360 pluss puudumist. Aga ma arvan, et 3 aasta peale tuleb üle 1100 ära vist. Tuleb juurde ka veel, on ju? Jah, kindla peale. 3 aasta peale või? 3 aasta peale on circa 1100 või 1200. See on mingi peaaegu terve aasta mingi autopiloodis käinud. Ei, aga ma lõpetan normaalsetele innetele, nii et mis on probleem. Tüdrukutega ei saa mitte midagi teha. Kehalises ei saa mitte midagi palju mängida, sest kõik vinguvad. Kes see vingub nüüd? Sellepärast, et ei oska mängida. Ei nagu, tegelikult ka nagu selles tüdrukutega on raske, sest ainuke asi, mis sa kabritseja käest kuuled. Marleen, ära tee seda, Marleen, ära hüppe, Marleen, ära pane kätt niimoodi. Sellepärast, et iga tund keegi minu pärast lombakaks. Sa ei pea põrutuse? Ma sain peapõrutuse selle saali pärast. Pani palli kotsa ette lihtsalt. Parim hetk kogu gümnaasiumi peale, kui Marka meil sõudles. Ma ei tea, tegelikult nagu üks meelde, ma arvan, et hetke on see, kui me kinkisime Anule kohvimassina ja siis see oli päris hea isegi. Ja siis sa tundsid, et sa olid midagi õigesti teinud, nagu, et sa said oma klassijuhatajale pakkuda seda, mida ta nagu saime kõik nagu koos nägime vaeva ja. No see ka, et kui teised siin rääkisid, et sai välja elada vahetunnis ennast, et jube tore on, siis nagu isiklikult vaatepunktist see on niimoodi, et üks Armani lendab kuskilt harjavarrega välja, hakkab peksma ja järgmine tuleb Rain, kes võtab märja lettpaberi, hakkab pehkima ja jube tore oli välja elada ennast vahetundi öelda. Minu meelest kõige paremad need lood nagu tekkisidki seal asenduspinnal, kui me seal nii-öelda oma klassis kogu aeg olime ja neid lugusid on palju, neid siin kõik üles ei hakka lugema, et mis seal kõik... Laste ja lapsed said suureks sõbraks meil siin. Ja just.
teipisime Gerdi auto ära. ja just, siis me kiletasime, kõigepealt me kleepisime talle auto peale nende hõbedaste tähtedega, mis nad kahepoolse teibiga lähevad. Sten ja Karl tegid seda? Mina tegin ka. Karl tõi kile ja siis me jõudsime Steniga tähed ja siis me kirjutasime ta auto peale Too slow for you. Esimene tund oli muusika ka veel, kahekesi mingi hilinesid sinna. Ja siis terve auto oli täis kiletatud mingi igatpidi auto põhja alt. Otsustasime kambakesi, meil oli äkki mingi 7-8, et me ei taha enam koolis olla, meil oli mingi 3 tundi järele läinud. Ja siis otsustasime, et me läheme nüüd kõik koos ära. Ootasime seal all, seal trepi ees ja siis Juuri nägi meid, tol ajal oli veel Juuri seal see turva. Juuri nägi meid ja siis ütles direktorile, sest direktor just kõndis mööda. Direktor tuli alla, me panime kõik jooksu. Kõik jooksid kuskile esimesele korrusele peitu. Ma mõtlesin, et okei, ma ei viitsi hakata endale neid jamasid tekitama, jäin sinna. Ja siis tuli Frederik vist tuli tagasi. Siis tuli Sten, siis tuli Ilmar ja Jasper ka. Tulid kõik tagasi. Välja arvatud Karel. Siis me ootasime seal, läksime üles, läksime direktori kabinetti, ütles, et on üks veel, et kus see Kasela on siis. Ja siis ühel hetkel Frederik lihtsalt näitab näpuga aknast välja, et vabandust, aga Kasela on seal. Ja siis me vaatame kõik aknast välja, vaatame vetsuakent, kuidas sealt lendab seljakott välja. Ja siis tuleb sealt ühed jalad. Ja siis direktor teeb akna lahti, karjub, et kuhu sa lähed? Ja siis härra Kasela karjub, et mul suri koer ära, ma pean koju minema. Ja hüppes aknast välja, võttis oma koti ja pani jooksu. Kui direktor ütleb Satšikule, et sa ei lõpeta seda kooli, kui sa ei ütle, mis õpetasin varem sööklas selles. Ja arvake ära, kes ei lõpetanud kooli. Jah, Satšik, jah. Homme, kui sa oled meile national. Et laps ei tohi enne... Laps peab aru saama. Laps peab aru saama ja laps ei tohi enne tema tundi süüa, muidu laps jääb magama. Laps saab aru ja ta oskab ja ta teab. Et ta ei tule tundi õljuma ringi, ta oled niisugune prügi. Sikke räpsed, mis sa käitsid koolis? Ja tegelikult sa oled prügi see tuli, sa vahetad, sa lähed 3 aasta pärast ära, keegi ei taha, et keegi ei ole palunud siia tulla. Ja siis ei jää tutuluutu ja pesema. Eks ta ikka tutuluutu poisid pessu ole. Midagi, tutuluutu poisid, lähen pesema. Ole vait, kuradi konn. Ole vait, kuradi konn. Jah, see on Anu. Mulle meeldib, kui Adams ütleb nagu Reigo või Alex, keegi mõldiseb liiga palju tunnis. Pane oma pragu kinni. Ikka seirelt need, oi, kas Karita käib tantsutennis, et oi, kas teil on viikendi piletid juba ostetud? 12. B-klassi õpilane ei ole vulgaarne, jäme ega labane. Vene keele tunnid on ülilahedad. Te ei eelda kunagi, et direktor, sa mõtled, et ta on üks koolidirektor, et ta on nagu kuri, aga tegelikult ei ole kuri. Ta on tore inimene. Õpetajana, tõesti super. Ta on nagu väga hea vene keele õpetajad. Jaa, issand, kui te tire on nagu vene keele õpetajad, see on lihtsalt nagu maailma parim. Te lihtsalt räägite nagu... Elust ja olust. Me vist rääkisime ükskord vene keele tunnis, kuidas mingi... Need kurdi vana mutikesed käisid mingi siinsamas Lepistiku pargis mingi parte püüdmase. Keemikuga oli tore. Jaa, keemik oli tore. Keemiatund oli kõige toredam üldse. Ta ütles ka vahepeal, et 12. et tema muutub lemmikõpetajaks, sest me ei pea enam tema tundides käima. Kasele paneb nuti ära ja tegeleb keemiaga. See on tema klassika. Keemikul oli klassis iga kord õunad. Üli hea oli. Jah, ta mõtles meie peale. Ta mõtles meie kõigi peale, et ta jõunu meile. Nüüd enam kahjuks tasuta õunu ei saa. Vahepeal täiega elas kaasa meie vahetunni mingi kaklustele, sest et need lähevad vahepeal päris metsikuks. Ta oli juba 11. lemmikõpetaja. Tunnid olid ülitorad, et keegi tavaliselt mitte midagi aru ei saanud, aga tund oli tore. Asja on lapsepõlves ka alati, nii et... Tähendab, lugu järgmine enda vahel. Tunnis monitor käib. Ja virvendab nagu teeb nagu midagi. Aap ütleb õpetaja, et ma ei suuda seda vaadata. Ja, et see on häiriv, see on tõesti nagu häiriv, et ta nagu ühesõnaga mingi teema, et vaja oleks õpetada seire sekkumist. Pedagoog Andres seire sekkumist. Sellele muidugi vastati ei, me ei taha tema sekkumist. Ja ma ütlesin, et vabandust, see on tõesti väga häiriv, kas me ei saa kuidagi nagu midagi teha selleks, et seda nagu raske on jälgida nagu seda ekraani. Selle peale vastas mulle lugupeetud Kersti Seeva, et asi on minu lapsepõlves. Kui midagi väriseb, siis asi on lapsepõlves.
kui midagi valesti, siis... Kui mingi ekraan väriseb, siis asi on lapsepõlve. Ma otsisin oma probleeme lapsepõlvest, aga mingit projektoriga mingit probleeme ma ei leidnud. Ja ma ka guugeldasin korra, aga ma ei leidnud midagi, kurat. See pole info nii palju ka selle kohta. Mulle meeldib, kuidas Seire peseb koolis hambaid. Ja ma käisin vetsus. Ja Staava ütles, et mul on ükskõik, kas sa käisid vetsus või vetsu taga. Tema tavaline stsenaarium on see, et on parasjagu räigelt pingiline tund matemaatikas, kõik kiistavad, lahendavad kuradi ülesandeid, tuleb, koputab, küsib, et kas teil on siin tund või? Kas ma võin segada? Ta isegi ei kuule, mis ta talle öeldakse, kas ei, jaa, võib olla, mis iganes. Ahah, ma korra tulen vaatan. Teistpidi. Teil see projektor siin töötab ikka? Jah, ahah. Töötab jah. Oota, ma vaatan korra, mis ta teeb. Tuleme hakkab, segab tundi. Mis saarlastele, teate, mis see on? Ei sega. Ei, tulge läbi. See on tegelikult proov. Te teeks ikka rohkem filme, mida ma saaks kodulehele panna. Jaa. Olge tublid ja kõigi koolis. See on nagu kõige alusem. Reaalselt, et koer kõnnib praegu. Aga tegelikult on kõige olulisem see, et õppige unustama. Jah, õppige unustama. Jah. Tehke tutvusi vanematega, kirjutage neile töövihikuid. Lihtsalt nagu ärge võtke endale kohustusi, lihtsalt nautige nagu aega klassiga, vaata. Siis on nagu kõik mured nagu muutnud. Ja tehke lihtsalt võimalikult palju, mida te teha üldse tahate elus, nagu tehke lihtsalt kooliajast. Aleks on alati süüdi. Alati on aleks, see on nagu ükskõik mingi teema anda. Parim nõuanne, mis keegi meist teile anda saab, on see, et leidke must lammas. Leidke see vend, kellele nagu kaela kõik visata ja ülejäänud kõik nagu peaks ise lahenema. See videos. Õpetaja Tipar, ma loodan, et teile maitses mu kook. Et kohe see hoiak tassisse võtta, kui sa õpetajaga, vaata inimõpetajaga see. Et ja ma tõesti hindan teid, õpetaja Tipar. Te olete minu lemmikõpetaja. Õpetaja Jõe, andke andeks. Õpetaja jah, me oleme teile teinud suure patukoorma. Aga ma ei tea, lihtsalt meil on vedanud, et meil on nii hea bioloogiaõpetaja, kes laseb alati meid 5 minutit varem. Ja seda absoluutselt iga päev. Ma olen meeskujuks noorematele. Jaa, aga ma mäletan, mingi 2 aastat tuli järjest seda, et te olete palju halvemad kui paralleelklass. Aga nüüd meid on nii vähe, et me teeme kogu aeg paralleelklasside silmad ette. Loomulikult ma tahan, et neil läheb väga hästi, aga ma ütlen neile sellise tegevusjuhise Juhan Viidingu sõnadega, et ainult seda omaks süüa, mis su hinge puudutab ja endaks. Ja olgu õnne on nii tähtis. Vedamine õnn, töökus, aga niisama ei tule mitte midagi. Ja veits kahju on. See ongi nagu esimene aasta nagu läheb üliaeglaselt. Ja sealt edasi hakkab aeg nagu täiega lendama. Siis kui sa oled 12, nagu järsku oli september ja nüüd sul on juba eksamid. Ongi, ma ütlen lõppsõnadeks lihtsalt tuttu-luttu, lähme minema. Ei lähe pessu, lähme minema. Lähme laiali. Ja lähme laiali, võt see on ka keemiku üks lemmikasi. Öelge keemikule, et lähme laiali ja siis ta räägib teile 40 minutit, kuidas te ei saa laiali minna. Sest aatomid ja kõik sidemed hoiavad teid koos. Retsi pidu täiesti pekis, lihtsalt mitte midagi lubatud teha. Edu sellega. Jah, edu järgnevatele generatsioonidele. Päris kindlasti mind huvitab, mis neist saab edasi ja ma meelsasti räägin nendega. Nad ei ole minu jaoks lihtsalt õpilased, vaid nad on isegi... Sõber on väga suur sõna, aga ääretult huvitav on mul teada, mida nad edasi teevad. Ma väga loodan, et kui me kunagi kohtume siin-seal elus, et siis meil on üksteisega mida rääkida. Hea sats, hea seltskond. Kuigi eks meil on mingid huvitavad ka, aga jah. Ma ei tea, ma hakkan igatsema seda klassi. Tegelikult mida nagu see Mai edasi, no Mai just jõudis seda edasi, seda enam mõtlen, et töötab päris äge.